praamiga oma eluaja jooksul Saaremaal sõitnud on läinud kindlasti mööda Kuivastu hotellist. Pealtnäha rahuliku vaatepildiga majast tee ääres. Küll aga on sellel majal sünge sisemus. Tunnistajad on näinud kujutisi akende taga, kohalikud teavad, et seal kummitab. 1989. aastal ehitatud maja, see saab nüüdsest tühjana. Meie tiim võttis selle asukoha ette, et leida kinnitust müütidele, mis nende seinte vahel asetseb. Meie 10-liikmeline meeskond jaguneb majas kaheks. Esimene grupp läheb esimesele korrusele, teine grupp läheb teisele, pärast vahetame korruseid ja koridore. Ma ei tea, ma kus mingi plõks. Sinna poole saa näidata. Vanad majad. Põletad ja siin on mingi hull mingi jooma käib. Kellegi on rekorder. Ma filmiks. Ma filmin. Siin ääres siis küll toimub. Kuulsid või? Nad läksid teisele poole. Ei ole, läksid alla. Läksid meie alla? Jah. Me peame sinna siis minema. Lähme meie sinna siis. Sisse minnes saame kohe aru, et liigsest niiskusest tingituna on raske eristada paranormaalsed helisid tavalisest tilkumisest. Kui siin on keegi, andke endast märku. See muudab raskeks EVP sessioonide tegemist. EVP on diktofonile jäänud hääl, mida tavakõrv ei kuule. EVP sessioon tähendab ühes ruumis küsimuste esitamist lootuses, et midagi meile vastab. On siin kedagi? Me ei soovi teile halba. Tahame ainult teiega kontakteeruda. Miks see? See on tõesti õudne koht. Mismoodi me siin siis EVP-si teeme, kui siin kuradi tilgu? Lähme siia ruumi siis. Toas olles kuulsime koridorist hääli ja otsustasime uurima minna, millega tegu on. Hääle tekitajat me ei leidnud. Te näete, missugune jääte pooleli hetkel. Siin on lõppu, kui me teame.
Pean. Selle laamendamisest ma räägin, see on jäetudki niimoodi pooleli. No seal üles oli lihtsalt tuimalt läbi peldiku seina hüpatud. Kas siia keegi jäänud? minge keegi enne, vaadake. Ma näitan valgust sinna. Olles teisel korrusel, hakkas teise grupiga pihta sündmusteada, mis kulmineerus allkorrusel. Kas keegi üritas meiega kontakteeruda? Müüdid räägivad, et Kuivastu hotellis kummitab naine, kes oli kunagi ammu surnud praami peal. Samuti kõlavad jutud, et kunagi ammu tegi mees enesetapu, sõites autoga sadama kai pealt alla. Auto leiti hiljem üles, aga mees ei kadunuks. Kas need hinged on nüüd need, mis käivad mööda selle maja koridore? Needsamad 2 koputust on jäänud ka teise grupi videokaamera helilindile. Vaata. Kardame. Ta oli julgelt meile lähemale tulnud ja anna ennast midagi märku. Teised on näha. Tehke mingit hääl. Mis teiega juhtus siin? Vaatasin, kas lokati ka midagi. Kuuleb. Kuuleb teisele poole. Me läheme sinna poole. Sinna, seal pidanud. Oli aeg koridore vahetada. Olles esimese korruse teisele poole läinud, saime koheselt aru, et üks majapool on hoopis teistsuguse energiaga kui teine. Vahest on nii, et ühes alas võib aktiivsust esineda palju rohkem kui teises. Seda ei oska selgitada, kuid sellest saab koheselt aru, sest ise sa tunned ennast teisiti. Mis on oluline, et me kohakuti ei oleks, on see, et teise tiimi jutt ja sammud kostuvad läbi lae väga hästi ära. Davai, teeme ilippiisena. Tasa. Tasa. Mis teise grupi tähelepanu äratas, oli see, et kuulsid imelikku lööki nende lähedalt. Mis sellele järgnes oli see, et kaamera nurgas on näha liikuvat heledat kuju, mis üritaks nagu üle kaadri minna, kuid taganeb. Me arvame, et tegemist pole hingeõhuga, kuna nagu näha, siis hingeõhk liigub suhteliselt otse ning üle kaadri hajudes. See kõrvaldas peaks ka ei saama. Vahetame korruseid.
Sa kõik kohad vett tilguvad. Ja siin on niimoodi. Aga seal isegi polnud jõudnud. Seal polnud, seal polnud need toad ei olnud jõudnud. Nagu uks vahelt kinni panna. Jah. Kus toas sees. Okei, davai, vahetame korruseid. Oota, aga mis koridor see oli, kus keegi ei julgenud minna? Seesama on. Aga ega seal hea ei ole olnud. Teed? Seal ei ole välja mõjust ei ole. Midagi ma ei tea. Halb on halb. Davai. Tasakere. Mulle meeldib see tuba, lähme siia. Pane uks ka kinni. Lähme sinna poole siis. Miks me seda üldse teeme? Meie kõigi ühiseks huviks on olnud pikka aega paranormaalsuste kohta uurimine ja nende tõendamine. Kui otsustasime, et alustame ise ka asukohtadel käimist, panimegi tiimi kokku 10 inimesest, mille hulgas on 2 autojuhti, kaameramehed ja vabakutselised uurijad. Selline hobi võib olla kohati ohtlik inimese psüühikale, sest kummitused käituvad erinevalt. Kasutades meie või meie seadmete kas või telefoni energiat, võivad nad teha hääli, liigutada esemeid või halvematel juhtudel isegi rünnata inimesi. Demoonilised hinged on need, mis võivad inimestele haiget teha ning temaga koos isegi kaasa tulla, hakates luupaine tekitama neid talle kui lähedastele. Tavaliselt tunneb inimene hinge kohaloleku ära enda enesetunne järgi. See on teistsugune tunne, mida ei oska seletada. Tavalised asitõendid, mida sellistel uurimistel leitakse, on EVP-d ja valguskogud. Ma ei tunne absoluutselt hästi ennast veel. Ausalt ei tunne. Tõesti, et tema küsid ausalt. Raamatud on siin. Võtmed. Mis on leitud. Käekell on seisma jäänud täpselt 10:30. Pildid või? Oota, ei oota. See on mingi pilt küll. Teine pilt ka või? Tean. See on täiesti ära nagu... ei näegi. Muutund, jah. See on liivakill. Kõik ei naadu. See on veest läinud, vaata. See on veega läinud laiemaks. Tulge minuga. See on sitaks rajutuba on seal. Te näete praegu siin Kuivast hotellis olles, mismoodi on kõik ehitustööd jäänud pooleli. Kuule, kõrgele. Äkki tuleb pööningule. Lähme vaatame. Pööning, kus paljud pole käinudki, hoidis meie jaoks süngeid saladusi. Julgeme minna või? Minna lähen. Eega mine ees. See on mingi varisem kahtselt. On jah, eski. On hea. Väike ruum. Ei ole, siis tuleb edasi. Edasi jah. Pööningul jõudes tundsime nagu miski suruks vastu rinda. Täjusime kõik, et see tuba erineb teistest. See on imelik tunne on sees. Jah. Sul on ka või? Siis ma pole ainukene, eks. Nagu hullult raskeks. Härra pead ära või? Mul on ka. Härra pead ära või? Ma näen. Apsee. Pead ära ka. Teeme jah ära. Siin ei ole ahata tilkumist nii palju. Saad sa teha mingit häält? Võtta energiat meilt. Kasutage meie energiat, rääkida siia seadmesse, mis siin on.
rääkige sellesse seadmesse, mida ma käes hoian. hingamine läheb raskeks. see oli meie esimene selge EVP. Kuulake lähemalt. hingamine läheb raskeks. Läheb küll, jah. On selgelt arusaadav, et tegemist on naise häälega. Kas see oli see sama naine, kes kunagi ammu praamil ära suri ja nüüd eksleb nende koridoride peal? Kas ta tahtis meiega kontakteeruda? Miks ta teada tahtis, et kuhu me läheme? On palju küsimusi, kuid vähe vastuseid. Kas meiega koos on siin keegi? Oli ilmselge, et mis iganes energia pööningul eksisteeris, mõjutas see ka meid tunduvalt. Nii minul kui Kristol oli hingamisega raskusi, samuti ka teise tiimi liikmetel, kes hiljem pärast meid seal küll käisid. Me ei saa välistada võimalust, et tegemist oli saabuva praamiga, kuid kuna see hääl tundus olevat täpselt meie kohal, ei tundu see reaalse võimalusena. Me nüüd lähme. Oli meeldiv. Meie aeg pööningul sai läbi ning oli aeg tagasi teisele korrusele minna, kus teine tiim oli meid ootamas. See on Villu või nende juurde. Lähme teisel pool. Meie teekond teisele poole peatati, kuna üks meie seadmetest tabas elektromagneetilise välja järsku muutumist. Teisele. Ei, need teised pool. Ei ole. Olge tõesti, Olge vait korra. Tõda. Räägi meiega. Kes oled? Kas oled siin toas? Ole kalda meid. Anna endast märku, kui sa oled siin toas. Teine grupp jõudis selleks ka meie sekka. Vahetasime kogemusi, mõtlesime välja uue strateegiaplaani. Planeerisime nii, et teine tiim läheb ülesse pööningule ja meie jääme teisele korrusele. Oi, sorry. Mina ei julge enne teie. Tervist. Lähme siis. Lähme edasi. Edasi? Lähme sinna ära.
lindistad või? Helistan. Praegu me käisime seal üleval treeningul, kus meil oli räigelt suured tundmused. Meil oli mõlemal Kristoga, hakkas täiega lihtsalt niimoodi. Raske hingamine hakkas pihta ja ma ei oska isegi täpselt seletada, aga igast see oli väga midagi ebaloomulikku, mida tavaliselt ei tunne. Tava kõik viimane. Ja nüüd me läheme edasi siia koridori. Siia või? Ei, Levised kossid, jah? Siin koridoris oli eelmine kord, kui ma suvel siin käisin, siis oli siin, saime kogemuse. Siin või? Siin samas. Tuba, kuhu me sisse astusime, on meie arvates kõige suurema aktiivsusega tuba terve hotelli peale. Mis selles toas nii ebaloomulik oli, seda ei oska öelda. Tuli siia. Tükk aega seisis mul vaikselt, me olime seal vetsad üles. Ma järsku oli jumala rahulikult, mul terve ütles, et vasak käsi hakkas valutama. Ma olen siin kükitama, passis mingi 5 minutit selle koha peal, ma tegin kas pilte ka. Igat pidi ja siis järsku pani 75 käis. Siit otse niimoodi jooksuga lendas läbi pimeda koridori. Need ei olnud enam mõnegi... Need on veetilgad. Oota, olgu vait edasi. Ära sulist. Kui sulle ei meeldi, et me siin oleme, siis tee midagi, me läheme ära. Läheme alla, et see kuradi hingab siin nii raskelt. Kui sul on raske hingata või? Jaa. No ma räägin. Me kuulsime siin. Kui? Praegu rämeda kolakad olid siin. Rämedad pea valutab. Tegelikult. Mul käe. See parema kümmis särisema. See tuba pidi ikka vett ka nagu. Villu tõba. See oli sama tuba, kus ma olin käinud. Liiguta midagi meie lähedalt. Tee hääles. Vasta meie küsimustele. Kes sa oled? Mis sa just siin teed? Kuule, kuidas te ennast seal siin all tundsite? Vaata, kus just, vaata viimane löör, vaata see löör, mis läheb üles, kus selle koha peal on mingi räme. Midagi valutama ei hakanud või? Ei ole, aga meil oli hingamise probleemid nagu. Kaaril näiteks kael hakkas valutama. Siit hakkas lihtsalt niimoodi pitsitama. Siit kohast keskelt valutama. Aga teil läks kõigil üleval hingamine raskeks. Ma kuulsin Andrel. Ja ma mingi filmin kuulen, panan. Ära tulid ja tundsid nüüd vahet ka. Siin on õht lähedal. Siin on juba pohva. Räägin, siin on palju parem üleval, nagu hingata ei saa. Raske on. Aga minu arust kõige hullem tunne oli mul all. See alumisel korrusel. Kas hääled, mida enne koridoris kuulsime, oli märgiks sellele, mille me nüüd avastame? Keegi tahab korraks siia koridori peale veel jääda? Ei taha. Ma võin jääda. Sul valgus. Jääme me kolmekesti. Ma tulen ka, meile. Jah, neljakesti. Oleme maa peal suudan alla. Ei ole siin ruumides kõik. Mul natuke kõhe on siiamaani, aga... Kuule, te tegite nüüd uksed lahti kõik või? Ei. Mida nalja teete? Kuule, te pole neid ukse lahti teinud või? Need uksed pole niimoodi olnud, me käisime siit läbi.
kui me tulime. Me käisime sealt läbi, me pole nüüd uksi lahti teinud. me ei ole ka liigutanud neid. me pole jõudnud. Me panime all kinni, kui käisime. see uks oli lahti, kui me tulime tagasi. Jaa, aga kuradi... Niimoodi lahti või? Aga me käisime seal lõpp. See oli nõnda lahti. Aga kuule, me ei läinud niimoodi ju sinna. Me ei läinud ju niimoodi sinna ja... Filmi peale jääd selle. Mida? Kõik uksed on lahti või? Kõik uksed on siit lahti. Aga need ju... Mine! Täiesti. Mismoodi need liiguvad, näe? me ei saa otseselt tõendada, et need uksed olid eelnevalt kinni, kuna meil oli selle kohta materjali. Meie aga oleme kõik ühel meelel, et enne tuppa sisenemist oli näha koridori lõppu ja need uksed ei olnud pärani lahti. Osad alla, jah. Ma olen alla. Me läheme me kapu ja me ei siia. Okei, proovime kuradi. Võtke alla. Proovime seda uuesti. Kui ta ei ole, kui kõik uksed kinni. Peegeldus oli. Peegeldus mingi aja pealt, vaatan tagasi. Grupid on nüüd segunenud ja suur osa meist lahkus teiselt korruselt. Sinna jäid uurima Karl, Kristo, Kaarel ja Ingvar. Midagi edaspidist siiski ei leidnud. Läheks selle toaga kohakuti, mis üleval oli, kus me olime just. Seda sama ei saa öelda ülejäänud meeskonna kohta, kes allkorrusel olles tabasid meie viimase abitöönd. Tule lukka seinast välja, võime omal võtma. Räägin täiesti kuidas ehitus on kõik poole jäänud ja täiesti nagu lihtsalt koha pealt mingi sama kasvatud. Ma filmin siit nurgast. On küll. Et ei saa küll. Siis peab sellega arvestama. Suht märja silma ajal tunda. Vihma saab nii palju. Jah. Nii väga hästi kuulda. Video võrdluses nähes ei saa öelda, et tegemist oli tolmuga, kuna tolm liigub enamalt ühtlase trajektooriga. Meie jäädustatud orb aga muudab suunda. Kas meiega on keegi? Mul on enda kohalolekust märku. Liiguta midagi? Või koputa näiteks vastu seda seina siin? Sammud. Niimoodi, nõnda ei saa. Nii ei saa. Nii, vaatame nüüd siin tagasi. Kõige viimaks läks osa tiimist uuesti pööningule, et saada veel materjali. Kahjuks jäi see saamata, kuna see negatiivne õhkkond, mis esimesel korral seal oli nüüdseks kadunud. Tee midagi. Nägime siis midagi, aga meislikult pole midagi kuulnud, aga me vastastiim kuulis midagi ja loodetavasti on see kõik lindil. Ja loodetavasti on meil ka midagi lindile jäänud. Oleme tagasi ja vaatame seda materjali. Ja, et homme saab teada ja siis loodame võib-olla midagi ka video peale, aga kahjuks meie tiim midagi ei leidnud, aga me tundsime ennast imelikult päris mitu korda. Ei tea. Eks see või? Davai. Meie uurimine Kuivastu hotellis sai selleks korraks läbi.
kas sealsed vaimud võtsid meid vastu sõbralikult või ei meeldinud neile meie kohalolek. Meie kaamerate ja diktofonide lintidele jäi palju seletamatuid asju. Vaadates tagasi tervele kogemusele Kuivastu hotellis võib öelda, et midagi seal tõesti on. Kui hästi me seda tabada saime, on teie enda otsustada. Ei oleks saanud valida paremat asukohta esimeseks uurimiseks. Leidsime järgmised asitõendid. 2 koputust uurimise alguses, seletamatud kolinad terve uurimise ajal, sosinad teisel korrusel, EVP poisid, kus te lähete, ja orb uurimise lõpus. Tasa! Kas meiega koos on siin keegi? Kuivastu hotell seisab sadamas tee ääres siiamaani tühjana, kuid mitte päris. Sealsed rahutud hinged on siiamaani selle maja elanikud. Järgmises asukohas. Pool 2. Kuna toimus asistamist või? Kus sul on õigus? Mis see oli praegu?